no tere hommikust. Ilus, kena ilm. Ei ole ma mitte enam praegu kodumaale ja ei ole ma preiliga. Ühesõnaga, tööasjad tõid mind Tirolisse, Austrias, Alpide lähedal. Ja juba on sealt poolt näha ka, et ilusad mäealtarid vaatavad vastu. Ja eks ma siin natuke filmin ka, et järgmised päevad olen ma siin erinevates kohtades ja tutvustangi võib-olla teile kõike seda, mis ma ise ka näen. Et midagi sellist vahelduslikku. Üks asi on kindel, siin on hästi mägine. Me oleme 1500 meetrit merepinnast. Keskmiselt siin kõik majad niimoodi ongi. Ja kujutage ette, tänu sellele ei ole siin sääski, ei ole kihulasi, mitte midagi. Vaid on vaade kõrgustesse ja muidugi kõik maksab ka. Et keegi küsib, palju maksab siin sellistes armsates külades ruutmeeter. Noh, arvestage umbes nii 5-7 tuhat eurot. Ja ega siin ei ole neid saada ka, kuna siin on ainult 18% maismaast on nagu kuhu sa ehitada. Ülejäänud kõik läheb siis mägisuse alla. Võtaks siit ühe kaasa, pannaks Munamäele veel otsa, aga no ei saa. Noh, mis te kostate? On hea tulla siia elama või? Tuled teikima. No, vaatad, kus siis see lõkkepets võiks olla. Võiks siin olla kuskil. No, ja mis siis siin muud üle jääb? See vaade on juba nii võimas, et siin lihtsalt ainult olekski ja vaataks. Aga jaa, need, kes matkata tahavad, siis siin peab üksjagu siis sportlik olema ka, sest siin ei ole hästi palju tasaseid matkaradu. Et siin on neid radu, aga siis pead valmis olema, et on üksjagu tõuse ja laskumisi. Ja eks igale poole ei saagi ligi. Et meie nüüd lähemegi sealt nende, mis iganes need on, mugavamate inimeste 5 tippu. Seal on siis söögikohta. Et vaatame, kui kõhe on. See sindrinahk ajab meid nüüd mäe otsa. Jaa. Nõmme värk. Nii lähevad mugavad matkajad mäe otsa. Kujutlege seda nüüd kuidagi siin Eestimaale üle tõsta. Võrumaa Koppite vahele. Meil peaks hakkama mingisugune vulkaan purskama. Siis peaksime ootama veel paar tuhat aastat. Õht sai nüüd täitsa täis. Viinišnitsel, no mida sa muud siin ikka Austrias sööd. Ja mis on siis selle viinišnitselus erilist? Mulle tuuakse 2 šnitslit ühe asemel. Ja nüüd magustoit. Magustoit on natuke teistsugune. Seda tuleb siis silmadega süüa. Ja no ütleme niimoodi, et need majad seal ja see küla on ikka päris pisike. Nii, mul oleks enne sassi. Selles majas me ei einestagi, vaid ma ei teagi. Käime vist korra lihtsalt sees. Vaatamas seda ilusat vaadet ikka. Ja enne kui selle hullu värgiga peab alla tagasi minema. Üles oli natukene ju toredam tulla, et sa näed alati seda, et noh, mägi tõuseb. Aga siit kõrgusest alla minna sellega natuke kõhe. Jala võib ka alla minna, aga ei jõua. Võtab liiga palju aega. Nii, ega siin, kui Austriasse tahate ikkagi korterit osta, siis ärge nüüd kehva vaatega leppige. Jaa, kehva vaatega ei tohi leppida. Et siis tulge vaadake kõik need vaated ära. Et kas meeldib või meeldi. Ja
et kas maksad 5 milli või 6 milli või 7 milli, mis seal enam vahet on? No äge, et kui vaatajate seas on nüüd kedagi, kes on siin ka matkamas käinud seljakotiga, siis no jumala eest jagage kogemust. Nii, see on natukene nüüd näha teile, milline näeb see kohalik matkarada välja. Et ega siis, hallo, ega siit annab ronida. Väga huvitav on see, et noored tulevad selle masinaga üles, aga küpsemas eas inimesed, need kõik ronivad. Hämmokiga saab siin telkida muul viisil. Ja kes nüüd kõrgust pelgab, siis ega ära tule. Ei teagi, kus siin Eestimaal niimoodi ronida ja matkata saaks. No ei saa. Siin vähemalt kõik, kes mõtlevad, et natuke nõme on see taevaskojas või kütiorus matkata, et üles alla. No siis siin saad aru. Vot nii. See moodi jälle. Annab ikka matkata. Kui tuled matka seljakotiga või kogu varustus kaasas. Siin on huvitavad sellised tõkkestid. Ma ei tea, mis iga on ees mägi kitsed siia üles ronivad. Aga see peaks neid nagu kuidagi tõkestama. Ma ei olegi täpselt aru saanud. Aega chill. Nii, egas midagi, nüüd läheme alla tagasi ja vaatame, kuidas alla minna on. Siin on siis kohalik laululava. Huvitav koht, et see küla on väike, iga nädala kolmapäev tuleb siia 2-3 inimest istuma ja alati on kontsert. Iga nädal on üks kontsert. Üldse nendes mägedes või kus me olimegi, ega siin talve ajal on mis ta on, 21 000 suusatajat talvesportlaste paneb üles alla siis mööda mäge iga päev. Et see on meeletult populaarne ja samas on siin ka 4 päästekopterit alati stardivalmis ja iga päev nad lendavad ja tänagi lendas. Et siin on neid ekstreemrattureid, kes panevad mööda mäge maastikuratast, matkajaid ja kõike, kes on päris ohtlik ronida kuskil nendes kõrgustes. Et kui midagi juhtub, siis juhtub valusalt. Siin on eraldi isegi see spordivigastuste osakond, kus on üksjagu arste spetsiaalselt selleks palgatud tegeleda traumadega. No nii, tere hommikust, järgmine päev. Esmalt piikame sisse siis Austria rahvariiete poodi. Et ei ole kõik sellised nagu meile. Siin on rohkem sellist feodaalse aja aadlike stiilis. Saksa stiilis ka tegelikult. Ma arvan, te kõik olete näinud neid igasugu Saksa rahvariiete tantsujaid televiisorist või kuskilt Oktoberfestist. Palju siin ka need asjad maksavad? No vaatame kohe. Saksa rahvuspõlpüksid või nüüd Austria püksid 449 tavahind, 369 saad kätte. Voot sellise. Siin on siis igasugu põlpükse. Hinnad on ka täitsa sellised huvitavad. Nüüd mõneks täna läheme kõige kallimas, eksklusiivsemasse suusakurordi linna antud piirkonnas. See on siis Kitzbühel. Nii kallis eksklusiivne koht, ma uurisin, et seal maksab korteri ruutmeeter kuskil 10 000 kuni 15 000 eurot. Ja siis majad ja kõik muud, varu ikka mingi 5 kuni 10 miljonit. See on normaalselt elada, aga see on üks selline populaarsemaid suusakurordi piirkondasid, nii et saan vast täna seal ka natuke filmida.
jaa, see on umbes 7000 elanikuga linn ja noh, suur osa on ikkagi turismindusel aasta ringi, et ei pea olema talvel. Muideks siin Austrias on ikkagi talvel keskmiselt -5 kraadi, hästi palju lund. See lumi ei ole nii niiske, et siin ei lähe jääd. Need teed ka nii libedaks, ei teki seda kiilas jääd. Et tegelikult siin on talvel hästi ilus. Austrlased on väga hariduslembesed, et samal ajal ka, kui sa sinna passi ajad, siis saad oma mõtteid kirja panna, plaane läbi mõelda, vaadata, mida teised planeeritud on. Ja muidugi, kui austrlased juuvad palju õlut, siis neil läheb ka siin kaua aega. Nii, mina sain hakkama. Nii, kuidas need hindadega siin on, hinnad on nii väikselt pandud sinna väiksele paberile. Nende riiete esimest, näiteks see mingisugune jakk siin, selle jakki hind on 425 eurot. Ma saan aru küll, miks hind väike peab olema, et inimene ära ei ehmuks. Aga noh, tegelikult siin käibki palju selliseid jõukaid turiste, siis need ostavad. No mis siin hinnad on? Spordijalanõud, mingisugused kitsid 265 eurot, 285 eurot. Noh, jah. Nii, mis me saame siit? Leather Rock, mingisuguse asja saab ainult 1500 euroga täna. Nahktagi oli kõrval 1700 eurot. Et noh, teate ette, võtke ikka raha rohkem kaasa. No nii, teie kinnisvarahuvilised, et väike ülevaade ka, et kes nüüd tahab siia elama tulla, siis noh, midagi ikka leiame. Midagi leiame ka alla 2 miljoni, aga kui tahad ikka midagi suuremat, siis pead ikka arvestama, et siin on 3,4 miljonit ja kui tahad ikka mõisa moodi maja, siis ikka 7 miljonit ja kui tahad veel uhkemat, siis arvestad 12 või 15 miljonit, et noh, korteri saad kätte küll seal üle 1 miljoni, et kui tahad, oled selline säästlik ja leplik kasinemat tingimust. Siin on nüüd üks käsitööpood, kuhu sisse ei saa enne, kui pead maksma. Piip, piip. Nii, siin on kohaliku käsitöö toodangud, Agosta, Zichen, mis siin on, mingisugused seebid, 9 eurot ja nii edasi. No, mis siin veel on? Vorstikesed. Ma ei teagi, palju pakk vorsti maksab, siin kohalik käsitöö. 7 eurot, saad 3 vorsti. Kruuse ja mune. Mune saab, noh, munad ei ole küll, 6 tükki 4 eurot. Noh, käsitööpood selline väike. Kohalik toodang. Noh, igast maitsed, 8 eurot. Purgikene. Nuudlit. No. Ja siis tegelikult sisse sai niimoodi, et sa pidid oma pangakaarti viibutama ja üldse sisse saada. Ma ei teagi, üks meist viibutas ja kas raha ka vahe ära võetakse, ma ei tea. Siin on igasugu moosid, särgid, vorstid, kellel kõht tühi on, saab juba süüa. Siirupid. Mis siin siis veel on? Liha, jah. Mingisugused rohelised pallid. Knööden on nimi. Veiseliha, muidugi siin on hästi palju veiseid, veisekasvatust. Nii, tegime nüüd väikese peatuse ühe sellise jalgrattalifti juures. Minu teada on see ka suusatajatele mõeldud, aga sellised väiksed sadulakesed, et seal allpool siis, kus rahvas on, seal siis ühendatakse su jalgratta külge, siis lähed tšuhti ülesse kuni tippu välja. Et siin on hästi see mägi jalgrattasõit on hästi populaarne, et siin lapsed juba noorest väiksest peale pannakse jalgrataste peale ja siin nad siis harjutavad esmalt. Enne ei lastagi kuskile, ma ei tea, mis hullu tegema. Nii, nüüd jõudsime lõpuks siia Sankt Johanni külla tagasi, kus siis me ööbime. Oleme Tirooli vallas, siin üldse Austrias on väga palju valdasid, kohalikke omavalitsusi, kui noh, Austria on nagu poole suurem kui Eesti, siis siin on üle 2000 kohaliku omavalitsuse. Et noh, seal oma mõte kindlasti. Aga nüüd vaatamegi siis midagi veel
kindlasti tuleb osta kaasa magnet. Magnetid on toredad asjad, siis mäletad ka, kus siis olid. Muidu tead, kõik läheb meelest ära. Et külmkapi pealt ja meenutada. Siin on siis kohalik suveniiripood ja igasugu asju, ega ei oskagi täpselt öelda, mida siit nagu spetsiifilist võtta oleks, aga magnet on nii kindlad. Muidugi need, kes on noagurmaan, seal on Tirooli noa, Püha Johannese nuga. Aga lähemegi nüüd avastama kohalikku õllevabrikut. Nii, nüüd oleme kohalikus õlletehase baaris. Tipus 4. korrusele sõitsime. Vaatame, mis siin siis kohalik värk jälle pakub. Näed, siit on kohe hea vaade. Rahvast ka jagub muidugi. On nüüd see ruum. Näete nüüd, et kohalik õlu ja vaadake meile vaade. Siin võib isegi alkovaba õlut niimoodi hakata jooma. Ja odav. Ja odav on ka. Vaatame siis üle ka kohalikud lihatoodete hinnad, et mis raha siin vorsti saab. Ega Eestiga võrreldes ega siin hinnavahet väga enam vorsti ei olegi. Austerlane teenib kõige vähem, teenitakse siin keskelt 2500 eurot kätte. Ja siis sa saad tegelikult siit sellise hinnaga igasugu vorste ja asju endale lubada. Nii ta on. Et siin on tegelikult ka see asjaolu, et paljud tooted on 10% käibemaksuga. Õunad 2,50, okei. Toiduasjad, ikka puuviljad, kallimad. Vaatame edasi. Kurgikilo euro 60. Tomat on 4 eurot. Jäätiste hinnad. Nii, aga kõige tähtsam, vaatame siis õllehinnad üle, et poole liitrise plekkpurgi saame siit euro 60, euro 19 soodushind. Üheseid, ei teagi, mis need siin lokaalid on, mingisugune on euro 15. Mis siin on siis mahlad, morsid, veed, mõned teed, euro 50, euro 30, jah. Siin on mingised piimad, euro 70, euro 19, okei. Nii, aga tänane ilm on natuke juba teistmoodi ja oleme siis jõudnud Innsbrucki, see on siis suuruselt 5. linn Austrias. Siin elab üle 130 000 inimese, hästi suur ülikooli linn. Nüüd teeme ka väikse jalutuskäigu. Vaatame siis kohalikku elu, nii palju kui saab. Jah. Nüüd oleme siin kohalikus vanalinna piirkonnas, siis juba kõik vaesekesed on oma suveniirikaupadele vihmavarjud peale pannud. Aga meie läheme nüüd kuhugi vist sööma enne. Vaatame. There was one across over there. Nii, nüüd tulime kohaliku ravitseja juurde. Siin on kõik medikamendid. See on nüüd jah siin kohalik Puškari keskus. Igad maitsed. Kohalikud kutsuvad seda muidugi šnapsiks. Igasugused marjašnapsid, ravimtaimede šnapsid. Ma saan aru, et siia tuled nagu oma pudeliga. Ei, siit saab vaata pudeli ka. Ja. Siit võtad soovitud disainiga pudeli. Siit teed endale värvid. Ja vot, see, mis edasi saab, on iga ühe otsustada. Niimoodi käib see asi. See on Alte Tiroler Birne. Okei.
vahepeal ilm ei ole paremaks läinud. Mis jõgi see nüüd oli? Mis see on jumal? Kiirevooluga jõgi. Kiirevooluga jõgi. Nii, ega käes ongi viimane hommik siin. Ega siin midagi muud enam väga näidata ei ole. Siin on isegi üks kohalik turg täna. Avatakse siin praegu vaikselt. Meil on veel mõni 10 minutit aega. Saame äkki osta midagi. No, siin on igasugu lihatooteid üldse. Siin on hästi palju liha, no ikka juustu. Mis sa ikka muud soovid? Siin on igasugu jooke, oliiviõli, ehteid, ilusaid vidinaid. No näed, päris suur turg. See vist on iga nädal siin, nagu ma aru sain. Et väike küla ja palju ostlejaid ja no näed, turg liidab ükskõik kus. Aga mis siin ikka, et shoplen natuke edasi, vaatan, uudistan ja teiega siis võib-olla rohkem seda videot ei venitagi, et igati tore, et vaatasite, kui olete uued, hakake jälgima ja kohtume tõenäoliselt järgmine kord juba kodustes kantides. Tšau!